Hei, olen Maris Tammet ja illusioonid paljastaja ning tänane teema on siis seotud sellega, et me üritame tõestada teistele iseennast, oma valikuid, oma oskusi ja oma väärtust. Kõlab tuttavalt. Ma olen seda samamoodi teinud aastast aastasse. Ja täna samamoodi ma tundsin seda momenti, kus ma oma peas ütlesin, et ma veel tõestan. Või ma veel tõestan kõigile, et absoluutselt kõik, mis ma olen öelnud, teen ma teoks. See ei olnud ülbuses, see ei olnud siuke nähvamise moodi mõte ega ka selline, et ma nüüd, ma ei tea, nüüd ma näitan, nüüd ma teen või mis iganes. See on pahatahtlikult, vaid see oligi see, et keegi teine ei pea uskuma minusse. Mina usun. See on oluline, et mina usun sellesse ja ma tean, et see saab olema tõde. Ja tegelikkuses iga kord, kui me üritame tõestada iseennast kellegile, vahet ei ole, kas see on su vanemad, su õed, vennad, su partner, su kaaslane, su sõbrad, su õpetajad, tööandja, kes iganes, siis tegelikkuses, kuna nad on kõik sina ise, sinu enda peegeldus, siis tegelikult sa üritad peegeldada, tegelikult sa üritad tõestada iseendale. Sa otsid tõestust iseenda jaoks ja sa üritad tõestada iseendale, et sa saad olema see või see on võimalik sinu jaoks või et sinu väärtus on selline. Sa ei tõesta tegelikult mitte kellegile teisele. Sa mõtled seda, sa kogeksid seda niimoodi, aga nad on lihtsalt sinu enda peegel. Ja sa üritad siis tõestada iseennast iseenda jaoks. Ja nii kaua, kuni sa seda teed, ei usu vähemalt mingid osad sinust siiani seda, et sa vääriksid seda või et sa võtaksid selle kõik vastu, kes sa juba tegelikult oled. Sest sa ei usu, et sa väärid seda, sa ei usu sellesse, et see on võimalik sinu jaoks, vaid sa vajad tõestust. Et sa pead iseendale tõestama, et see on sinu jaoks võimalik või et sa väärid seda või et sa võid selle vastu võtta. Ja siis sa üritad tõestada seda rapsides ja rabeledes, tehes nii palju asju selle jaoks, olles ülihea tütar või poeg, olles ülihea kaaslane, ohverdades kõik endast, aja, energia, väärtused, keha, mis iganes. Täpselt samamoodi sa üritad tõestamiseks teha mis iganes. Siin ise sa tead, mis sa teed selle jaoks. Sest neid variante on miljardeid. Kuidas me üritame tõestada iseendale tegelikkuses. Jah, meile tundub, et ma väljapoole tõestan. Ei, me ei tõesta kunagi mitte kellegile mitte midagi. Vaid me üritame tõestada iseendale. Teised inimesed lihtsalt peegeldavad meis neid kohti. Et me üritame tõestada iseendale kõike seda, et me päriselt väärime seda, et me päriselt võime selle vastu võtta. Aga enne kui ma võin selle vastu võtta, enne kui ma seda väärin, pean ma endale tõestama, et see on okei, et ma seda väärin, et see on võimalik minu jaoks, et see on lubatud minu jaoks. Mis on tegelikult täis bullshit. Ja ma tean, kõigile ei meeldi need sõnad, mul ka magaks. Ja sest see on mina. Nii. Ja ma ei pea tõestama mitte kellegile mitte midagi. Eriti
iseendale. Ma ei pea tõestama oma väärtust iseendale, sest ma olen sünnist saadik olnud väärt parimat. Ma olen alati olnud parim. Ma olen alati andnud parima absoluutselt igal hetkel. Sellest kogemusest, sellest teadlikkusest, nagu ma sellel hetkel olin. Ja see on okei. Ja see ongi nii. Ja absoluutselt kõik see, mida ma ette kujutan endale, mida ma üritan nii-öeldes tõestada, et see olen mina või saavutan selle. Et ma saan olema see versioon endast. See on juba olemas. Aga nii kaua, kuni ma üritan seda tõestada iseendale, et see on võimalik minu jaoks. Nii kaua ma ei usu, et ma see olen. Ja nii kaua, kuni ma ei usu, et ma see juba olen, et ma juba elan seda, nii kaua ma ei hakka kunagi seda elama. Nii kaua ma üritan iga päev tõestada iseendale, et see oleks nagu võimalik minu jaoks. Aru saamata sellest, et see ongi juba reaalsus. Lihtsalt sa ei oska seda sellisel kujul näha. Sa ei võta seda vastu, sa ei aksepteeri selle võimalikkust. Vaid sa üritad tõestada uuesti ja uuesti ja uuesti, igas võtmes, igal kujul, et see saab olema. Aga see juba on olemas. Ja nii kaua, kuni me üritamegi ja jäämegi tõestama seda kõike, et see saab olema, et see on nii, et ma väärin seda, et ma luban endal seda vastu võtta, et mul on lubatud seda kogeda, et see on minu jaoks võimalik, et ma saan olema, mis iganes, kõik need tõestused, see, kuidas ma üritan tõestada, nii kaua, kuni ma seda üritan ja mõistan, et ma pean seda tõestama, nii kaua ei saa see kunagi tõeks. Sest nii kaua ma rapsin ja rabelen, mitte uskudes sellesse, et see on päriselt võimalik. Ma usun sellesse, et see on kunagi võimalik. Ma pean lihtsalt selle enne ära tõestama. Aga nii kaua, kuni mul tekib, ma pean midagi tegema. Ma pean tõestama. Ma pean enne veel midagi tegema. Siis ei saa kunagi olema sinu jaoks reaalsus. Ja see on see koht, kus enamus inimesi jääb kinni kõikides oma tegevustes. Sest me üritame tõestada nii-öeldes väljapoole, olgu see siis ülemus, vanemad, õed, vennad, kaaslane, ma ei tea, lapsed, kellel iganes. See on meie peegeldus, sest tegelikult me üritame iseendale tõestada. Me üritame tõestada enda osadele, kes meisse nii palju ei usu, kes kahtleb selles tões. Me üritame neile tegelikult tõestada seda, et me oleme võimelised selleks, et me saame seda ja see saab olema meie reaalsus. Aga nii kaua, kuni me tunneme mingis osas meie sees, et ma pean seda tõestama, nii kaua ma ei usu 100%, et see on võimalik. Et see on võimalik minu jaoks, et ma saan seda elada nüüd ja praegu. Ja kui me ei usu seda, siis me ei kogegi seda. Ehk siis see ei saa meie reaalsuseks. Meie reaalsus jääbki selleks, et ma pean rapsima ja rabelema ja pingutama ja tõestama nii-öeldes kõigile teistele, tegelikult iseendale on ju, et see on võimalik. Ja siis me jäämegi sellesse mustrisse uuesti ja uuesti kinni, et ma pean tõestama. Ma pean tõestama iga kord. Ma pean tõestama ennast kaaslasele, et ma väärin seda, ma ei tea, imelist romantilist kohtingut. Ma pean tõestama, et ma väärin, ma ei tea, kihlasõrmust. Ma pean tõestama, et ma väärin kõrgemat palka. Ma pean tõestama, et ma väärin, ma ei tea, imelisi kingitusi, et ma väärin head karjääri. Ma pean tõestama,
et ma suudan karjääriredelil üles tõusta ja nii edasi. Vahet ei ole, mis on. Need lihtsalt, mis mul pähe tulid, on ju, ma tõin välja, aga see ei ole tähtis, mis need on. Nii kaua, kuni seal on see, et ma pean tõestama, vahet ei ole kellele. Ja isegi kui see on nagu alateadlikult mingi pisike see, et ma pean nagu midagi tegema, pean midagi tõestama. Ma ei tea isegi võib-olla kellele, aga ma tunnen, et ma pean nagu kellelegi tõestama, nagu kellegi ära tegema, et siis ma väärin seda, siis ma saan selle vastu võtta, siis ja nii edasi. Nii kaua me ei saagi seda. Sest me ikka usume, et see pole reaalne. See pole võimalik. Aga see on tegelikult juba olemas. See on sinu olemus olnud sünnist saadik. Sa lihtsalt ei ole sellega ühenduses olnud. Sa kardad nii-öelda avada endas seda lukku, mis seal vahel on. Sest see võimalikkus, see kogu sinu unistatud reaalsus, mida sa elad, koged, tunned, siis kui sa kujutad seda ette, see ei tule kuskilt niisama. See on olemas. See on kõik võimalik. Aga kuna meie ei usu 100%, et see on võimalik, me kahtleme selles ja me üritame tõestada, et me väärime seda, et see oleks võimalik, et me saaks uskuda seda, siis me peame tõestama seda. Ja selles kohas me kaotame selle reaalsuse. Sellepärast, et me ei usu sellesse reaalsusesse, et see juba tegelikult on olemas ja me võime lihtsalt selle vastu võtta ja elada seda. Nii et meil on vaja üles leida need kohad iseendast, kes üritavad tõestada, et see on minu jaoks võimalik. Kus kohtades, milliste inimestega, mis hetkedel, milliste teemadega sa tunned seda, et sul on vaja tõestada ennast. Et ma pean tegema paremini või et ma pean rapsima ja rabelema selleks, et raha teenida, et raha tuleks või ma ei tea, armastus tuleks. Ma ei tea, ma pean vaeva nägema, ma pean Tinderisse minema, ma pean seda tegema selleks, et oleks armastus. Need kohad, need on tõestuse kohad. Me üritame nagu iseendale tõestada kogu aeg, et me väärime seda, mis tegelikult ei vasta üldse tõele. See reaalsus on meie jaoks juba olemas. Ja kui me usume, et see on olemas ja see on kõik võimalik ja see olemegi meie, see ongi meile mõeldud ja nii saab olema, siis muutub see tõeks. Nii kaua, kuni me vabastame kõik tõestuse momendid. Sest nii kaua, kuni me usume, et meil on vaja midagi teha selle jaoks, tõestada, et see on meie jaoks võimalik, nii kaua me jäämegi seda tegema ilma vastu võtmata. Aitäh, et olid siin, jagage oma mõtteid. Tšoki!